Tervist, mina Illar Kohvinavalt ja täna on teisipäev, 16. märts aastal 2021 ja ma teeksin väikese ülevaate oma lugudest ajalehes Neli Teataja, mis ilmus juba reedel ja ka märtsikuu ajakirjades Saatussaladused ja müstilised lood. Niisiis, reedel ehk siis 12. märtsil ilmunud Neli Teataja esikaane lugu on suisa hirmsad mõrvad Eesti haiglates küsimärgiga ja mida ütleb Irja Lutsar. Ja siin Neli Teataja leheküljel 7 on siis lugeda seda artiklit, et kas haiglates toimub tõesti koletu mõrv, et vaatame koos Irja Lutsariga, mis on viimase aja kõige koletum lugu, mida Eesti haiglate kohta jagatakse. Ja siis sõnaga ja loos annab ka oma nägemuse selgeltnägija Helve Huttunen Tamm sõnaga, nii et soovitan kindlasti ruttu minna poodi ja osta Neli Teataja. Ja kusjuures seda Illar Kohvi meedias panin samuti samuse loo nagu üles mustandina, eks ole, ja siis seda mustandit on lugenud paari-kolme päeva jooksul mingi 24 000 inimest, nii et see on väga selline loetav lugu. Aga muidugi Neli Teatas on ta toimetatud kujul ja ma soovitan kõigil Neli Teataja osta ja sealt Neli Teatas seda lugu lugeda. Aga peale selle on Neli Teatas minult veel näiteks üks lugu, mis Neli Teatas veel on see, et Tori hobuskasvanduses muudeti valve leebemaks sõnaga, ja siis sissejuhatus on see huvitav tekst, et oleks ju loogiline, et kui üks hobusekasvatus satub zoofiili öiste askeldamiste tõttu avalikus huviorbeeti, siis valve karmistub, aga Toris on hoopis vastupidi, nii et ühe sõnaga Toris oli selline asi, et Tori hobuskasvandus kaotas nagu öise inimvalve ära ja asendas selle kaameratega, nii et tahaks siis näha, et kuidas siis need kaamerad siis suudavad aidata, ütleme, hobuseid, kui hobustel on nagu öösel abi vaja, kas siis ütleme poegimise juures või siis on mõni hobune näiteks teinud oma häda näiteks sinna joogitopsi või kuidas need asjad seal on, ja siis inimvalve nagu puhastas selle joogitopsi peal seda ära, et hobune sai jälle või juua, aga nii et kuidas kaamera sellega hakkama saab, see on väga küsitav. Ja samas Neli Teatas on ka intervjuu katke, et arved ja palgad tuleb ikka maksta sõnaga sellise pealkirjaga, et selgeltnägija Andreas Saks heidab pilgu tulevikku ning ennustab, mis elust ja majandusest tulevikus saab sõnaga, et see on siuke väike reklaam müstiliste lugudele. Ja siit lähmegi kohe edasi müstiliste lugudega, nii et müstilised lood, märts 2021, nii et täispikk intervjuu siis Andreas Saksaga on siis müstilises lugudes ja lehekülgedel 14, 15 ja 16, nii et selgeltnägija Andreas Saks, tunenäoda meie hingepeegel. Et Andreas Saks räägib ufodest, unest ja sellest, mida selgeltnägija pilk sel aastal ette näeb. Niimoodi. Ja teine intervjuu mul on märtsikuu müstilistes lugudes ingliterapeut Terjega, et Terje ütleb, et maailm tuleb puhastada tumedatest energiatest ja tunnetest nii inimese sees kui ümber sõnaga. Et see lugu on siis lehekülgedel 9, 10, 11, 12 ja 13 ka. Ja nüüd võtame ette siis märtsikuu ajakirja Saatussaladused. Nii Saatussaladuse ajakirja märtsi numbris on mul intervjuu Sirje Põlluga, kes on ansambli Laine laulusolist. Et Sirje Põllu ütleb, et suur ülesanne on seista õigluse eest. Et laulja Sirje Põllu tunnistab avameelselt, et ta on üle elanud raskeid aegu, kuid saanud abi ka selgeltnägijate juurest. Nii et siis lehekülgede 42 ja 43 on see intervjuu olemas. Nii et kes kõik teame selleks laulu nagu hoogsas rütmis ja nii edasi sõnaga, et Sirje Põllu on üks ansambli Laine laulusolistidest.
niimoodi, et sellised artiklid siis on Illar Kohvilt märtsikuu ajakirjades Saatussaladused, müstilised lood ja siis nüüd reedel ilmunud Nelli Teatajas, nii et rutakaga kõik poodi ostma neid väljaandeid. Ja kindlasti, täna on teisipäev, kolmapäev, neljapäev, nii et mõni päev veel, et on selle nädala Nelli Teataja veel poes müügil, kui on, et pole ruttu nüüd ära ostetud juba, et sellise pealkirja pärast juba, et hirmsad mõrvad Eesti haiglates näiteks, et minge rutake ja ostke ära, et toimetatud kujul on see artikkel võib-olla veelgi huvitavam kui see mustandi kujul, nagu mina ta avaldasin, eks ole, et ja soovin kõigile head lugemist. Nii ütlen mina, Illar Kohv Viinavalt.